Ma nägin tee serval ühte naist, kes oli kuidagi veidras olekus. Kõndisin talle lähemale ning tahtsin katsuda ta nägu, sest see oli krobeline, tuhmunud ning vana. Mulle tundus, et kui asetaksin sõrmed tema kortsude vahele, siis saaksin nägemuse, mis kirjeldaks ta läbielamisi. Ilmselt ma tahtsin, nii väga tahtsin aru saada, mis kuradi pärast on ta sellise tee valinud ning mis kuradi pärast on ta sellisesse auku langenud. Ma jõudsin ta ette, langesin põlvili ning vajusin enda näoga talle hästi lähedale. Nii lähedale, et ma tundsin, kuidas ta vaevu hingas. Vaatasin ta paistnes silmi ning üritasin mõista, mis lugu nad endas peidavad. Ma ei leidnud ta pilgust vabandusi, kahetsust ega andeks valumise soovi. Tuletas klaasi ning ütles, et üks pits veel kallike ja mina muudkui valasin ning ei lõpetanud, vaid lihtsalt valasin. Ja rahul olev irve mu näolt ei kadunud hetkekski. Järgmine päev loeti lehes, kuidas üks joodik, selline hästi krobelise näoga joodik oli ära külmunud ning ta taskust leiti pikkade kiharate, nutetud silmade ning katkise suuga tüdruku pilt. Kas kogu see looming on selline masendava võitu või see oli lihtsalt üks selline? Ütlen kohe täitsa ausalt, et on küll, sest mina olen selline, aga lõpupoole läheb juba ilusaks, sellepärast, et ma olen iseenda eluteel edasi läinud. Ehk siis, kui ma väike olin, siis ma ei saanud mitte midagi ise muuta. Aga nüüd, kui ma olen suuremaks kasvanud, mul on nagu see võimalus, et ma ise otsustan, kuidas ma elan, mida ma teen ja kuidas mu elutee läheb. Et siis algus on väga masendav, tunnistan, aga lõpus tuleb juba armastus sisse ja kõik ilus. Küsiks veel sellist asja, et kui sa lugesid seda omal raamatust, siis oli näha igasuguseid, kuidas ma nüüd ütlen siis, selliseid äärmiselt emotsionaalseid hetki. Kas konkreetselt sellel luuletusel oli sinu jaoks ka mingisugune eriline tähendus? Kui ma seda alguses kirjutasin, siis ei olnud. Mul oli selle luuletuse kirjutamisega selline asi, et ma istusin vene keele tunnis ja lihtsalt kuskilt tuli. Ja ma ei tundnud mitte midagi, mitte mingeid emotsioone ei olnud. Aga nüüd, kui ma seda loen või seda lihtsalt üle vaatan, et siis kuskilt mingisugune emotsioon tuleb ikkagist, jah. Ma mäletan, ma alustasin ka kunagi kirjutamist tundidest, tõsi, mina tegin seda matemaatikat üles. Ma ei tea, juhtus nii. Aga ma loodan, et sinu järgmine teos ükskõik millal ta ei ilmu, oluline on see, et ta ei ilmu liiga vara ja ta ei ilmu liiga hilja. Et siis, kui ta ilmub, on sama sisukas, võib-olla veidi värvilisem ja ehk ka veidi rõõmsamates toonides. Ma täitsa usun sellepärast, et praegu kõik lihtsalt lähebki täitsa üles ja see võib täitsa tõeline olla, et see tuleb ja ilusam, see tuleb. Üks küsimus on veel sinu käest küsimata, mida ma kõigi teiste käest küsinud olen. Kust sina meid leidsid? Pärnust, jah. Ma täpselt ei mäletagi, et ma hakkasin käima seal Margit Petersoni korraldataval luuleüritusel ja siis sealt tulid igasugused inimesed, kelle kaudu ma siis lõpuks leidsin. Esialgu ma tegin MTV Heateguga, käisin üritustel kaasal, laantadel ja sellistel asjadel ja siis ma sain teada, et nad tegelevad raamatutega ka. Ja nii ta tuli. Mina mäletan jälle säravalt sinuga esimest kohtumist.
mis on nagu huvitav, et ma kõigiga mäletan esimesi kohtumisi ja rohkem ei mäleta midagi. Aga sinuga oli esimene kohtumine meil tegelikult mitte Margit Petersoni, vaid Evelin Laanesaare poolt korraldataval üritusel, kus mina suhteliselt, ma ei tea, kas nüüd egoistlikult, aga julge inimesena palusin tal filmida, panin statiivi peale kaamera ja palusin tal filmida üritust, mis seal toimus. Ise tahtsin pildistada seda ja Koidula põgenes tagumistesse nurkadesse.